kuulamast meie podcasti Tagasi klassiruumi. Meie podcast on pühendatud lähtekooli vilistlastele. Oleme kutsunud külla mitu erinevat andekat vilistlast. Tänases episoodis on Dagmar Henriette Levin, kes oli lähtekoolilehe Lügemik peatoimetaja ja nüüd õpib ülikoolis. Kuulame, kuidas ta meenutab seda aega. Tere, Dagmar! Tere! Räägi meile veidike endast. Mis suunas sa lähteühiskonnas õppisid, millega praegu tegeled ja kuidas üldse läheb? Õppisin meediasuunas. Praegu olen Tartu Tervishoiu kõrgkoolis, õpin tegevusjuhendajaks. Läheb väga kiirelt ja töiselt, sest ma käin ka tööl ja vaese tudengi elu on. Kuu lõpus peab väga kokku hoidma, et raha oleks. Aga ei, muidu läheb väga hästi. Koolis on tore, väga fun on. Ja ma ei tea, lahe elu on. Miks sa plaanisid tulla siis 4 aastat tagasi lähtele õppima? Sest et see kool, kuhu ma tahtsin minna, ehk siis Tartu Tamme gümnaasium, ma ei saanud sisse, sest ma olen liiga loll selle jaoks. Siis, kuna mu vend käis siin juba, ma ei tea, mitu aastat tagasi, 10 aastat tagasi vist, ja tollel hetkel, kui mina siia kandideerisin, käis mu parim sõbranna siin, ja siis ma mõtlesin, et aga tavai, läheb ka, sest ma kodus tahtsin ära saada ja siin oli lühikas ja ma ei pidanud kodus olema. Miks valisid just meediasuuna ja mitte mingit teist suunda? Meediasuund, sest et mu vend käis siin ja see tundus kõige loogilisem, sest et spordisuuna peale ma nagu mõtlesin, aga mina ja sport ei käi kokku. Nüüd ma mõtlen, oleks võinud valida ka spordisuuna, sest et midagi rasket seal ei olnud. Vähemalt ei tundunud midagi rasket, et ma oleks võinud vabalt minna kuskile trenni lihtsalt, siin koolis on olemas kohad, kuhu minna. Aga ma ei tea, meediasuunas tegelikult oli, vahepeal oli tore, vahepeal oli selline, et mõtlesid küll, et võtaks paberid välja ja läheks minema. Aga miks sa seda mõtlesid? Et nagu mis tekitas meediasuunas raskusi? Mul oli liiga suur stress ja depressioon juba vaikselt oli peale, hilge masendus oli, ma ei tahtnud seda olla. Sest et mulle ei meeldinud paar õpetajat, sest ma ei saanud nendega väga hästi läbi ja ma ütlesin neile väga palju vastu. Aga kõik on hästi. Jumala fun on. Ja mul oli vaja kooli ära lõpetada, sest ma ei tahtnud olla see, kes ma olen põhikooli haridusega, Nii et siis ma lihtsalt olin nagu, tuleb gümnaasiumisse, teeb ära, mis ma edasi teen, vaatab. Aga kuna ma teadsin kindlalt, et meditsiin on see, mida ma nii pärast teen, tahaks teha, siis ma lihtsalt olin, et teeb lõpuni ja siis on läbi see hullumaja ja siis on hästi kõik. Aga sa olid ka meie kooli ajalehe Lügemiku peatoimetaja. Kuidas sellega oli tegeleda? Kas oli su vabatahtlik otsus või kuidas üldse see periood oli? No 10. ma alustasin Lügemikuga, sest et siis me saime teada, et tolleaegne direktor Üllar Loks ütles, et kui ma tegelen 3 aastat Lügemikuga, ma võin selle teha enda lõpuprojektiks ja ma mõtlesin, yes, super, palju lihtsam ju. Ja siis ma hakkasin niimoodi 10. ja 11. Muidugi 11. oli ilge motivatsioonilangus, nii et ma paari lehte ei teinud mitte ühtegi artiklit, sest ma lihtsalt ei tahtnud ja ma mõtlesin, et ma võtan paberid välja. Siis 12. mul oli see, et kui ma teen lõpuprojektiks Lügemiku, siis ma võiks ju olla peatoimetaja, nii et ma valisin selle ise. Et oleks nagu see, et ma olen kuskile arenenud, et ma ei ole kogu aeg ainult kirjutanud seal midagi, vaid ma nagu kuskile jõudsin ka, et ma nüüd tegelen sellega. Ja ma ei tea, tegelikult oli fun. Vahepeal veits ajasid inimesed närvi, sest nad ei suutnud vastata mulle, siis kui vaja oli. Ma mäletan eelmine aasta sa kirjutasid nii palju, mitte keegi ei vastanud. Ja siis meil oli vist, ma ei tea, meil oli mingi kokkusaamine. Ja siis Triin Nagel üritas sulle arvutist helistada, aga ta olid. Ma tean ja see oli naljakas. Kas sa panid, ma ei kuule sind ja siis Triin paneb vastu, aga ma mäletan nii hästi sellist krabisest terves aeg, ma olin nagu, mis teil toimub seal, siis ma lõpuks kõnekindu meid, ma ei viitsi, jumalast savi, mis te seal teete. Aga ma olin väga vihane vahepeal ja vahepeal ma olin mõne õpetaja peale väga pettunud just see, et ma kirjutan neile ja nad ei vasta mulle. Ma ei viitsi käia mingi 100 korda ütlemas kellelegi, mulle vasta mulle, sest et nagu kui sa ei taha vastata, siis ütle lihtsalt ära. Aga see, et õpetajad peaksid stuudiumit vaatama ja seda nad ei teinud aeg-ajalt, oli veits see, et ajas pahaseks küll, et eriti kui oli see viimane leht, mis juunist tuli välja, ma kirjutasin 3 õpetajale, et palun, kas te saaksite kirjutada seda ja nad lihtsalt ei vasta. Üks nendest vastas, ütles, ma sain selle klassi alles mingi
ma ei tea, 6 aega tagasi ma olin nagu lahe, aga nagu mul on ikka vaja seda infot, et nagu midagigi. Et nagu selles suhtes veits keeruline, et õpetajad lihtsalt ei vastanud. Ja nad praegu ka ei tee seda. Ja no lügemiku müümine oli ka selline, tegelikult ma hoidsin sellest nii eemalast, ma ei tahtnud seda müüa, sest nii piinlik oli minna. Kas te tahate lügemiku? Ja siis seal vaatab otsa keegi on nagu, joo, rõve, ma ei taha sind, mine minema mu juurest, et mida sa teed, ma ei taha su lügemikku. Aga samas õpetajatel oli tore müüa, sest nemad ostsid alati. Aga jah, selles suhtes seda tegid õnneks teised, mina sain oma toimetaja asju teha, aga see, et õhtul hilja kirjutati. See oli vahepeal mul see, et ma panin telefoni kinni, panin hääletu peale ja läksin magama, sest ma ei viitsinud vastata, sest ma tahtsin magada, sest mina ei viitsi õhtul hilja teha koolitööd, kuigi seda oli aeg-ajalt vaja teha. Ma oleks küsinud millest. Kas sa vahepeal ka mõtlesid, et oleks pidanud tegema teise valiku, et oleks pidanud olema peatoimetaja? Kusjuures ei. Peatoimetaja täitsa tore olla, sest et nagu mul oli väga palju abi. Esiteks Triin Nagel väga palju aitas, nagu tõsiselt palju, et ükskõik kuna ma kirjutasin talle, et kuule, kas saaks midagi teha, ta oli alati valmis mind aitama. Ja Kaisa Kreela oli väga palju abiks, ta käis väga tihti seal ja nagu aitas mõtteid nagu ei oska öelda midagi, aga mõtteid nagu laiendada, erinevaid ideid välja mõelda, et selles suhtes abi oli väga palju. Lihtsalt vahepeal toimetuse liikmed ajasid mind närviti. Aga Dagmar, kuulame, milliseid mälestusi on õpetaja Triin Nagelil sinu kohta meenutada. Tere õpetaja Triin Nagel. Tere. Meenutage paari lausega endist lügemiku peatoimetajat Dagmar Henriette Levinit. Dagmar oli väga sõnakas, aktiivne. Tal oli oma selge arvamus ja ta ei kartnud seda välja öelda. Ma arvan, et ta oli väga julge neiu ja ma usun, et ta siiamaani on. Tal oli oma selge seisukoht väga paljude asjade kohta ja ta julges seda ka avaldada ja ta seisukohtadel oli tihti ka ikkagi põhjendused, et argumendid ei olnud lihtsalt niisama. Et ma arvan, et selle poolest jääb ta kindlasti mulle meelde oma julguse ja sõnavõttudega. Kas on ka mingisugune eredam mälestus temaga, kui ta õppis Lähte-Ühisgümnaasiumis? Milline? Ma mõtlesin selle küsimuse peale, mul vist ei ole tegelikult sellist. Dagmar oli kõik 3 aastat koolilehes, sai erinevaid rolle proovida. Ma õpetasin talle ajakirjandust 3 aastat, me tegime igasuguseid projekte ja asju koos. Ma juhendasin tema uurimistööd, nii et mitte ainult ajakirjandusega seoses tegime koostööd. Meil oli selliseid lõbusaid, näljakaid hetki oli väga palju. Üks pärastlõuna mul siiski on sellisena meeles, et mul oli vist olnud 7 või 8 tundi järjest ja me istusime siin ja tegime kas tema uurimistööd või ajalehte ja me läksime täiesti nagu, me ei suutnud naeru lõpetada enam ja siis Dagmar ütles, et õpetaja Triin läks katki, äkki keegi viib ta koju ära. Ja siis nagu see oli selline, aga see on ehe näide sellest, milline on päriselt ühe peatoimetaja töö, nagu istuda oma juhendajaga kell 4 koolimajas ja teha seda tööd. Ja siis ei ole muud varianti, kui laual on kommid ja kohv ja see lihtsalt pead tegema. Aga lõbus on ka. Milline oleks teie sõnum selle aasta sisseastujatele? Oleneb millistele sisseastujatele? Kui me mõtleme nüüd meediasuuna omadele? Meedia omadele. Meediasuunda sisseastujatele tahan öelda seda, et nad tuleksid ainult siis, kui nad päriselt tahavad tulla. Ja nad tahavad olla, nad tahavad teha, et nad oleksid valdkonnast huvitatud, nad teaksid sellest valdkonnast midagi ja nad oleksid valmis päriselt tegema seda, mis meediasuund ootab, et nad teeksid. Tegema ajalehte, tegema televisiooni, filmima, filme tegema, raadiosaateid, mis iganes, seesama, mis me praegu teiega siin teeme. Selliseid õpilasi, kes tahavad päriselt meediaga tegeleda. Selliseid õpilasi on kooli vaja. Ja kes tegelikult on ka nõus kella 4 istuma siin koos minuga. Aitäh! Palun! Kas sa olid ka Lügevisioonis? 11. vist hakkas see minul. Ma olin, aga ma tahtsin sealt väga ruttu ära tulla, sest et filmimine ei olnud üldse minu teema. Ma
ma ei salli seda, ma ei viitsi käia kuskil kaameraga, ma hakkan nüüd siin filmima või seal filmima ja see, et ma ei suutnud välja mõelda kunagi ühtegi head ideed, mida filmida ja siis ma tahtsin sealt ära tulla, aga ma ei saanud, sest et Anneli Kumar ei lubanud ja Timo ei lubanud, kuigi mul olid ained täis. Ja siis tuli mulle üks vastus, mille peale mulle öeldi, et ma olen meediasuunaõpilane, ma pean tegema nagu käima mingis meediatunnis ja siis mu peas oli see, et aga ma käin lügemikus, aga ma tean enda klassis mõnda, kes ei käi üheski, et kus see võrdsus on. Et seal oli ja veits selliseid ebavõrdseid asju, aga samas olid täitsa fun. Kuidas sa võrdleksid paari sõnaga meediasuunda teiste suundadega? Ma neid nagu otseselt võrrelda ei oska, aga ma oskan öelda, et meediasuund tegelikult on lõbus, nagu tegelikult saab nalja päris palju, et eriti kui sa siin stuudios istud ja mingi grupiga koos oled, siis siin tuleb igasugust jama välja. Ja lõbus on tegelikult, see arendab tegelikult väga palju, et jah, et minu jaoks oli see, tegelikult oli see arendav, lihtsalt ma ei tahtnud seda enam õppida. Mis sa arvad sellest, et nüüd ei või enam käia meediaõpilased stuudios? Vaid peavad näiteks ainuke luba, kellel on Kaisal või siis peab õpetaja kokku leppima, et muidu siin käia niimoodi ei või? Ühest otsast ma saan sellest aru, teisest otsast ma ei saa sellest aru. Ma saan aru, siin lasti väga palju tunde üle. Ma saan sellest aru. Aga samas on see, et see on üks koht, kus õpilastel on nagu, nad saavad olla sellest kooli nagu sellest kõigest eemal, nad saavadki rääkida oma asju siin, kui ongi, ma ei tea, Lügevisiooni need, et rääkida siin rahulikult omavahel, kui on mingisugune see, et ma ei tea, minul seda probleemi samas selle ainult see rääkimine, siin ongi me väga palju töid peame tegema ka siin. Aga siin on seltskond on see ja kui sa saad siin õppida koos, sest et kooli peal sul ei ole seda võimalust, vähemalt mina ei tea, kas teil nüüd on kuskil sellist kohta, kus istuda lihtsalt ja teha, et stuudios oli sellest hea, et kui oli mingi bioloogia kontrolltöö, siis saidki kõik tulla istuda ja siis rääkida või õppida, et nagu, ja seltskond oli väga tore ja nagu erinevad klassid omavahel suhtlesid palju rohkem, vähemalt meediasuunaõpilased suhtlesid rohkem omavahel. Kuidas sa kirjeldaksid lähtekooli seda keskkonda üleüldiselt, et mingeid mälestusi või kuidas sul siin olla oli? 3. korrusele ronimine oli raske. Eriti kui sa tuled põlveopilt ja sa pead seda ikka tegema. Aga ei, tegelikult nagu trepid on veits ebaühtlased, peaks mainima. Ja no, aga samas tegelikult oli nagu, muidu on tore, et see telefonikeelt, see on nagu on, sellest ei saa ei üle ega ümber, nii midagi ei muutu sellega. Aga siin on väga erinevad õpetajad, ühed õpetajad on sellised, kes vaatavad, sul on telefon ja kõnnivad lihtsalt mööda, teised on, pane see telefon kohe käest ära. Aga muidu selles suhtes oli õhkkond selline tore, et õpetajad tegelikult olid toredad ja lahedad ja eriti 12. klassis minu suhtumine muutus õpetajatel või vähemalt 12-ndike vastu, nad kuidagi vabamalt võtsid, et mõtlesid meid kui nagu selles osas võrdseid. Mitte küll nagu päris võrdseid, aga selles suhtes nad nagu leidsid, et me oleme ka inimesed, kellega saab normaalselt rääkida, et ei pea alati pahandama kõigega, et sai lihtsalt naljaga visata nendega. Meil on ka vist see välja tulnud rohkem see aasta nüüd. Et meid võetakse ongi rohkem nagu täiskasvanud. Muidu käib väga palju see, et te olete lapsed, või üks hetk on see, kus öeldakse, et te olete täiskasvanud, käituge nii, siis järgmine hetk on, te olete, ma ei tea, lapsed, miks te nii teete, et nagu see veits on nagu naljakas. Aga muidu oli tore, et vahepeal hoidsid lihtsalt mõnest õpetajast kaarega eemal, ei läinud sinna, kus ta on, et see oli hästi. Kas Lähteühisgümnaasiumis õppimine vastas sinu ootustele ja kuidas? No ootuseid mul ei olnud. Sest et ma nagu, jah, ikka see seltskond ja et klass milline on, sest põhikoolis mul oli klass, kes ma nagu, seal oli inimesi, keda ma ei sallinud ja ma mõtlesin, jumal nähatud, ma saan põhikoolist minema. Siis ma gümnaasiumisse tulles, siis ma mõtlesin ka, et klass on muidu tore, meil oli väga palju probleeme. Ma olin kiusaja, et ma ei tea, millest te räägite. Et mind tembeldati kiusajaks, seal oli veel paar tükki, keda tembeldati kiusajateks, et meil oli sinna väga tore klass, siis läks klassijuhataja minema, siis tuli 11. Helena Saar, kelle peale kõik mõtlesid, et jumal hoidku, miks ta meile tuli, see on täiesti kohutav, mitte keegi sellest aru ei saanud, me saime teada, et ta tuleb meie klassijuhatajaks mingi 2-3 päeva enne kooli algust, et nagu see oli veits nagu masendav, kõigil on klassijuhatajate nimekiri nagu olemas ja siis vaatad, kas teist TMS klassijuhatajat ei ole.
et nagu see oli veits selline naljakas. Aga noh, kui ta tuli, siis ta sai tegelikult väga nagu, ta sai omaks, et jah, mul on kindlasti eriarvamusi temaga ja neid tuli ka kooli ajal välja, aga ta tegelikult on, kui ta on klassijuhataja, ta on tegelikult väga tore ja ta mõistab klasse palju paremini ja klassijuhatajaid, et selles suhtes ta oli nagu jah, normaalne õpetaja vähemalt, et ta nagu ei olnud kõige hullem. Ennem kui sa tulid Lähtele kooli, kui palju sa teadsid Lähtest? No nii palju, et mu vend siin käis ja kuna mu parim sõbranna käis, siis ta rääkis ikka sellest Lähtest. Ja tema käest ma kuulsin ka seda, Helle Järvalt on marukuri, mida kõike veel ja siis ma mõtlen, kurat küll, Helle Järvalt, bioloogiatund, ma ei taha, siis kõigepealt oli muidugi see uurimuste alused, Helle Järvalt, appi jumal. See oli nii lihtne, nii loogiline, ta on nii tore õpetaja, ma ei saanud aru, milles see nagu teema oli, et tööd on täpselt sellised, nad on rasked, aga kui sa õpid ja kui sa nagu, ta annab nii palju, ta annab kordamisküsimused ette, mille põhjal põhiliselt tööd on. Et nagu mõni õpetaja ei teinud seda, et mõni oli lihtsalt, et tule tee töö ära ja siis sa olid vahepeal, et oota, mis ma õppima pean üldse, et nagu, millest see töö tuleb. Et aga Helle Järvalt, ta on nii tore õpetaja tegelikult, et nagu ma ei tea. Kus koolis sa üldse põhikoolis käisid? Geeni põhikoolis kuskil Pärapepus, kuskil pommiaugus, aga ei. No vähemalt oli teil on teil geenipunker seal. Jaa, ma ei seal kordagi käinud. Ei kutsu ka nagu väga minema. Aga millist nõuannet sa annaksid õpilastele, kes tahaksid tulla Lähte Ühisgümnaasiumisse õppima? Ärge kartke Helle Järvaltit. See on nagu põhiline ja ma isegi ei tea, no saage oma klassiga läbi ja saage oma lennuga läbi, on väga tore ja võtke asjadest osa. Kas teil on praegu ka see ainete võistlus või? Ei ole. Jumal tänatud, ma olen nii õnnelik, te ei ole. Ma vihkasin seda südames, sest et see tähendas seda, et meie klassist lend kogu aeg vaidles ja kakles. Ja meil oli ka see. Sest et nagu nemad pidid võitma ja veits ebaaus oli näiteks, ma toon kohe näite, see köievedu. Meil oli klassist tüdrukud ja 2 poissi. Meid oli 17 nagu, millest te räägite ja siis tuli tehnoklass, kus oli 25-26 inimest ja poisteklass. Ja selle asemel, et teha võrdne see võistlus, et panna siis need tüdrukud nende klassist ja meie klassist nagu köit tõmbama, ei, nad panid poisid sinna seda tegema, siis nagu mõtled, et õpetaja võiks ju midagi öelda, aga ei, võit oli tähtis, nii et ma olen väga õnnelik, et seda enam ei ole, sest et nagu nii palju probleeme juba tekkis sellest, et kogu aeg oli see võistlusmoment, et me peame võitma ja teine klass on lihtsalt nõme. Mis sa arvad üritustest, mis on Lähtel viimaste aastate jooksul korraldatud? Hea küsimus. Ma ei tea. Jõulupallid tegelikult on toredad. Ma ei tea, milline see aasta oli. Ja eelmine aasta, sest ma ei käinud kohal. Ma käisin ainult meie omal ja siis aasta enne seda. Aga no, jõulupallid selles suhtes tegelikult on toredad ja need on täitsa lõbusad. Muud üritused, no saaks alati paremini. Minu jaoks on lihtsalt väga teistsugune see, et milline oli mul põhikoolis kõik üritused ja millised olid siin üritused, et nagu öö ja päev. Et meil oli nagu kogu kool saalis, aga meil oli ka võimle, kus me saime kõike teha. Näiteks jõulupidu. Meil oligi saalis kontsert, värgid, särgid, playback. Ja seal ma osalesin playbackis. Siin ma ei osalenud mitte ükski aasta playbackis, sest see minu jaoks oli... See kuidagi ei olnud see sama, keegi ei tahtnud seda teha, et... Ja no minu jaoks on see, et nagu alati just saaks paremini, nagu kõike saab paremini teha ja ma ütleks just soovitust, et võtke rohkem õpilaste neid nõuandeid kuulda, eriti kui õpilasesindus, sest et väga paljud asjad, mis õpilasesinduses toimusid, olid see, et õpilane ütles, võiks teha seda ja siis tuli sealt õpetaja poolt vastus, et ei, me ei tee seda, see ei sobi ja pidime tegema nii, nagu õpetaja tahtis, mis nagu alati ei olnud tore. Samas me saime ise ka midagi öelda, aga vahepeal oli küll see, et ma ei taha seda enam teha, sest et me ei saa niikuinii teha seda, mis me tahame. Sa elasid ühiselamus, jah? Jah, 1 aasta. No mis sa 1 aasta jooksul, mis sa nagu arvad sellest? Seinad on väga õhukesed, läbi pistikupesada saab omavahel rääkida. See oli esimene kord, kui ma esimesel päeval tulin, kuidas ma endale sõbra leidsin. Sest ma kuulsin, keegi pani pistikupesse selle adapteri ja siis ma lasin sinna, klõpsisin vastu ja siis tuli teiselt poolt, siis ma lõpuks läksin lihtsalt külla, sest ma olen väga selline sotsiaalne, ma räägin hästi palju.
ja siis ma läksin sinna ja siis tuli välja, et see on mu enda klassiõde. Ja siis me hakkasime suhtlema sealt. No, enam me muidugi ei suhtle, aga no selles suhtes siis me suhtlesime. Aga ühiselamu, tegelikult on ta tore, kui seal on tegelikult väga lõbus vahepeal, aga vahepeal ajas närvi, kui keegi lihtsalt laseb muusikat nii kõvasti, et sa ei saa õppida või keegi põrgatab palli, mida väga tihti tehti ja siis sa olid nagu, kell on 11, tahaks magada, aga keegi pelab kuskil ja siis kuuled, mis iganes, ma ei oska neid asju öelda, mis nad seal räägivad ja siis nad irvitavad ja siis sa mõtled, kurat küll, homme on kontrolltöö, esimene tund, lahe. Et selles suhtes seinad on väga õhukesed, selles suhtes oli veits halb, et sa kuulsid kõike. Aga samas oli jälle selline lahe, sest sa suhtlesid kõigiga. Muidugi vetsus ei tahtnud seal väga käia, sest kõik kuulevad ja näevad, kui sa sinna lähed. Aga miks sa siis otsustasid ühikast ära tulla? Sest et mina ja Karl olime koos ja siis ma veetsin suurema osa tema pool ja siis ma ütlesin emmele üks hetk, et mul ei ole ühikas mõtet olla, ma ei veeda seal üldse aega. Ja siis ma edasin viimased 2 aastat Karli pool lihtsalt. ma olin, jah, mul oli väga fun, ma ei tea, kuidas Karlile see meeldis. Mis sa arvad uisu- ja suusatundidest, eks talitundidest väljas? Uisutamine oli ülifun. Uisud võiks paremad olla, seal on väga logud nüüd, aga ma saan aru, et neid ei ole väga lihtne saada siia, et ma saan sellest aru. Aga uiske võiks küll nagu, kui on võimalik nagu investeerida nendesse, et uusi uiske, paremaid uiske siia osta, saada, siis seda võiks küll teha. Uisutundid on minu arust ülifunnid. Sa ei pea põhimõtteliselt mitte midagi tegema, lihtsalt uisuta. Suusatunnid, mulle ei meeldi suusatada. Ma võin mäesuuska teha, see on väga fun, aga palalinnas suusatada, sealt mäest alla ja alla sõita oli lõbus, üles minna enam ei olnud nii lõbus. et suusatunnid on sellised, mida ma pigem ei tahaks, aga talvel samas on tore, kui saad väljas olla vahepeal. Vahepeal muidugi tahtsid sees olla. Meid kunagi pandi vihmaga väljas jooksma, siis ma mõtlesin küll, et nagu mida? Nii et ma olin pärast läbimärg, sest padukat oli. Ma ei tea, miks meid välja lasti või miks meid nagu jäeti, miks me sisse ei läinud. Aga jah, uisutunnid olid mu lemmikud, neid ma võisin küll teha, aga mitte suusatada. Milliseid valikaineid sa soovitaksid uuele 10-ndikule? Kas teil on veel foto või? 10. On küll, jah. Seda, see on tegelikult foto väga lahe. Minu jaoks ta võiks olla muidugi 12. klassis, sest et see on selline asi, kus sa saad väga palju areneda. Et see 10. mina sain sealt selle põhja, kuidas kasutada kaamerat põhimõtteliselt ja kuidas teha mingeid pilte, aga ma leian, et seal on nii palju arenemisruumi, et seda võiks teha ka nagu järgnevates klassides, sest see päriselt on väga lahe aine. Et muidugi sa ei saaks päris nii teha, et kui sa 11. ei käi ja siis 12. tahad minna, et siis on nagu veits see, et sa pead käima siis kas kõik aastad või ainult 1 aasta nagu, ja see on 10. klass. Lugevisioon, kui sulle meeldib filmida ja kui sa viitsid selliseid asju teha, siis mine ja tee. Lügemik on ka tegelikult väga tore, aga siis sul peab natuke viitsimist olema, ja kannatus, sest mõni inimene lihtsalt ei viitsi vastata ja käitub nagu, ma ei tea, mis asi on ja vähemalt midagi sellist, mida sa ise valida. Psühholoog ja kõik need olid. Ja psühholoogs ma ei käinud, ma ei tea. See oli vist see Kaldoja või andis. Jah. Sealt tundis ma ei käinud. Kus ma veel käisin? Issand jumal. Kas ma käisin üldse kuskil või? Pidin käima kuskil. Nii, foto oli. Lügemik. Ma ei tea, ma ei mäleta. Vist ei käinud mitte kuskil mujal. Ma ainult ei mäleta, mis seal veel on üldse. Selles kooliaastas meil enam Timo Arbeiter ei tegutse. Mis sa arvad sellest, et Timo ära läks? See on nii kurb. Ma ei tea, kuidas uus õpetaja on sellest. Ta on ka väga tore. Sellest ma ei tea teda, aga Timo oli väga tore. Ta on nagu nii lahe õpetaja minu jaoks. Ta oli üks lemmikuid. Mul jah, oli ka temaga eriarvamusi. Mul kõikide õpetajatega, ma arvan neid. Ma suutsin kõikidel õpetajatel vähemalt korra neid närvi ajada, ma usun. Sest et ma lihtsalt ütlen liiga palju vahepeal. Aga ei, Timo oli selles suhtes väga, väga fun, väga tore. Et natuke nagu kurb, et ära läks, aga samas kui õõsõpetaja on nagu ka samamoodi tore ja selline, siis nagu väga vahet ei ole. Et Timo oli jah selline, temaga sai nagu nalja, et temaga sai tunnis lihtsalt kõigest rääkida, sest sa teadsid, et sealt nagu ei tule ühtegi nagu halba tagasisidet. Et isegi kui sa tegid mõne töö valesti, siis sealt otseselt nagu midagi hullu ei juhtunud.
et nagu ta ei pahandanud sinuga, kuigi ta oli nagu, no võiks teha niimoodi ja niimoodi, ta oli aga suhteliselt otsekohane. jah, vähemalt ütles otse välja, No, et kui midagi läks pekki, siis ta ütles seda. Ma suutsin, mina ja mul klasside tegime intervjuud Triin Nageliga, tegime seda 3 korda, sest et iga kord oli midagi paigast ära. Üks hetk oli minu kaamera fookusest väljas, siis oli Nageli kaamera fookusest väljas, siis ja 3. korral vist läks äkki heli kuskilt kadus poole pealt ära, nii et siis me tegime niimoodi, et me 4. korda ta me teinud, sest et Nagel ütles, et 4. korda ei ole nõus meiega filmima lihtsalt, millest ma saan aru. Ja siis lõpuks oligi see, et me panime selle 3. osa, sest seal kõik muu oli kõik nagu korras, lõpus kadus heli ära, siis me tegime niimoodi, et kogu see aeg oli see, siis läks mustaks, siis oli video lõpp, kõik selline asi, sest et meil lihtsalt ei olnud sinna mitte midagi nagu panna, sest et jah, äkki mul sõbranna tegi piip või mingi sellise asja sinna lihtsalt, sest et meil ei olnud sinna midagi panna, aga Timo nagu, see vist oli vist äkki 5, sest et Timo nagu ei olnud pahane, kuigi ta teadis, et me tegime seda mitu korda, et meil oli kogu aeg mingi viga, et ta ei olnud pahane selle peale, et ta jah, ütles, et see ei ole kõige parem, mis seal nagu see lõpp on ju, aga me olimegi nagu, et jah, me ei saanud midagi teha, et Nagel ei olnud nõus filmima rohkem, et nagu mida ma teen siis. Et õnneks nagu Timo sai sellest aru ja ta nagu lubas ikkagi edasi teha seda, et nagu andis hea hinde. Kas sa käisid ka Lähte juubelipeol? Ei. Kas sa vaatasid seda otsenead? Okay. Midagi tead sellest? Ei, liiga kallis oli. Ma olen vaene tudeng jätkuvalt. Mul ei ole raha. Aga kas sul on endal mingeid küsimusi meile või tahab millestki veel rääkida? Miks te minu valisite? Sest mulle jäid sa silma. Ma ei arvanud, et sa nagu ise tahtsid vabatahtlikult minna peatoimetajaks, sest ma ei taha Kaisa ees midagi rääkida, aga Kaisa on ka Lügemikusse silma jäänud ja siis nüüd ta on meil peatoimetaja. Ja siis see jäi mulle silma koheselt siukse, et sa oled aktiivne ja tubli ja siis ma ütlesin kohe Sandrale, et davai, me võtame Dagmari. No selge, väga nunnu. Kui ma seda kirja tegin, ma olin nagu, miks Stiina mulle kirjutab? Võtsin lahti vahel läbi, ma nagu, mina saaks aru nagu Karli kutsuta. Me kirjutasime Karlile. Ta ei ole vastanud, ma tean. Ta ütles mulle, ma ütlesin talle, et mulle kirjutati, ta ei nagu, ma tean mulle ka, aga ma ei ole jõudnud veel vastata. Ja ta on kaitseväes, nii et tal ei ole suht väga palju sellist aega, et tulla. Tema jaoks vaba aeg võib-olla oleks reedeti, aga see on ka nagu hilja õhtul või nagu õhtupoole, et tal jah ei ole seda aega, et tulla lihtsalt. Aga jah, kui ma nägin seda kirja, ma olin nagu, miks Tiina mulle kirjutab, et nagu, ma ei teinudki mitte midagi siin Lähtel enda arust, nagu ma olin peatoimetaja, see oli kõik, mis ma tegin, ma üritasin kõigest kõrvale hiilida, sest ma ei viitsinud midagi teha. Aga jah, nii, tore. Aga aitäh, Dagmar, et tulid ja soovime edu sulle siis ka edaspidiseks. Aitäh, edu teile ka, lõpetage ikka kool ära. Ärge olge nagu mina, kes mõtles paar kuud enne lõppu paberid välja võtta. Järgmises episoodis on meil tehnoloogiasuuna lõpetaja Johanna Sügis, kes räägib meile TV3 tõsielu saate kõige parema kaaslase Telgi Tagustest. Aitäh, et olite meiega, teiega kuuleme juba järgmisel nädalal.